tere ilusat teisipäeva hommikut. Me mõtlesime Mariliniga, et teeks see nädal midagi teistsugust. Kui üldiselt me räägime rohkem, kuidas äriliselt midagi teha, siis mõtlesime, et teeks kohe ühed piparoogi taigna, mis sobib nii hästi nii jõululauale kui ka miks mitte ka enda klientidele kinkimiseks. Ja miks just Marilyn? No ma ei tea kedagi, kes oleks nii maitsvaid küpsetisi teeks. Mul oli just kallimal oli sünnipäev ja tegi imes maitsva suus sulava kringli, millest tegelikult sõime ühe päevaga ära. Ja see oli päris suur. Oli küll. Ja mõtlesin Marilini, et tule näita, kuidas teha piparoogi taignat ise. Sa võid anda teada, kas sa oled teinud juba see talv siin küpsetisi piparkokke. Ma näen, et meid on kuulamast täna päris palju inimesi ja tervitate ka nii vahva. Kaari, tere Piret, tere Piia, tere Jaanika, milline vaade? No täpselt, me oleme Marilini rõdul ja siin on tõesti just päike tõusis ka, nii et meil on imeline valgustus siin täna. Ja Piia ütleb, et ta on juba 7-8 pakki juba küpsetanud. 7-8 pakki veel. Päris palju. Ja nagu ma ütlesin, siis Marilini oli kokk ja tegelikult kui pikalt sa olid kokk? Ma siis töötasin enne, kui ma arvutimaailma sukeldusin, siis töötasin 7 aastat kokana, et ma olen kokapaberitega graafiline disainer. ja siis 1 aasta enne, kui ma Hispaaniasse kolisin, siis ma tegin ka aasta aega käsitöötorte inimestele, et selles suhtes jah, et ma olen kokana töötanud rohkem kui arvutis ja graafilise disainerina, aga sellepärast Triinol tuligi siuke äge mõte, et mind täna sellisesse vormi siia panna. Mis on tegelikult sinu jaoks päris kodune tegelikult. Jaa, kindlasti palju kodusem. Ja nii vahva tegelikult, et graafiline disain on kas nagu seotud tegelikult kokkamiseks, sest sul peab olema silma, visuaalset silma. Selles suhtes küll, et loominguliselt on sul ikkagi mõlemas ametis vaja, et kui sa oled loominguline, siis tegelikult on sul ikka väga palju erinevaid viisi, kuidas sa saad ennast nagu proovile panna. Nii vahva. Aitäh, Marilyn. Ja mida me siis täna täpsemalt teeme? Me teeme piparoogi taignat, aga mida on selleks üldse vaja? Vaja läheb siis tumedat siirupit, et mina kasutasin siin sükest karamellisiirupit, võib süke karamellisiirup olla täiesti ja Eestis on selline nagu tannsukker, tume siirup. Siis sinna läheb piparkoogi maitseainet, siis läheb suhkrut, võid, muna, jahu ja siis soodat. Ja et me saaks täna teile sükest ilusat vaadet pakkuda, ma tegin juba esimese osa ära taignast, mida peab siis pliidi peal tegema. Et me pliiti rõdule ei hakanud täna tooma. Ja siis ma tegingi nii, et sa paned kaalud potti valmis tumeda suhkrusiirupi, siis sa paned suhkru ja siis sa paned piparkoogi maitseaine ja siis sa kuumutad seda 5 minutit. Et ma Triinule tegin ilusa retsepti ka, et see retsept tuleb pärast selle laivi alla kommentaariumisse. Ja siis sa keedad seda siirupit seal, ütleme 5 minutit ja siis sul on valmis lõigatud võikuubikud, mida sa hakkad siis vaikselt sinna sisse lisama, kuni on täielikult segunenud ja või on täielikult sulanud. Ja siis samane see mass, ma näitan siit ka, mis mul siin on valmis, ta on nüüd natukene hangunud, et ta peab siis, ütleme, 15-20 minutit meil maha jahtuma, et lihtsalt munad muidu, see on liiga kuum muidu munade jaoks, et mul ongi see juba siin maha jahutatud. Ma loodan, et meil oleme küll siin päikse käes, aga hommikuti on ikka veits nagu jahe, aga usun, et saame selle siin ilusti ikkagi kokku segatud. Anu ütleb, et ta juba tunneb lõhna. Kui ma tulin siia, siis ma tundsin ka see suhkrumassi lõhna. Oi, kui mõnus meil on siirupil ja jõululõhna on siin tunda väga. Ja Jordan, minu kallim, küsib, et kas armastus läheb ka taigna sisse? Kindlasti. Ilma selleta ikkagi on väga raske küpsetada, et sul peab ikka olema, tahad pakkuda oma perele parimat, et siis see armastus peab olema seal sees. Ilma selleta ei saa. Nii, aga võib-olla me siis alustamegi selle kokkusegamisega. Et mina kasutan siis seda käsimiksrit siin. Ja ma soovitan enne munad lüüa eraldi tassi. Et siis kui sul läheb mingi koor või midagi sisse, et siis sa saad selle välja nokkida, et ta siia taignasse ei lähe, et sealt on sul pärast palju keerulisem seda välja nokkida. Oi, ja nüüd teeb ta lõhna nii mõnusast üles, kui ta veel segab. Nii. Ja siia sellesse taigna kogusesse siis läheb meil 2 muna. Ma lasen tal siin natuke käia.
ja siis piparkoogi maitseaine meil siin seda niimoodi müügil ei ole, et ma olen kõik selle Eestist sisse importinud, et Triin muidugi teab, ta on teinud seda vist ise enne niimoodi täitsa käsitsi, et. Ma tegin jah, kui ma olin Vietnamis eelmine aasta, siis mõtlesin ka nii piparoogi isu on ja mina tegin mandlijahuga ja rohkem isegi mandliküpsised ja siis ma ostsingi sinna juurde kaneeli, kardemoni, pipart panin ja ingverit. Tegelikult saab ise teha, et nii palju on neid retsepte ka, et kui palju pead midagi panema, et oleks selline mõnus maitse. Ja siin peal on isegi kirjas ka, et muskaatpähkel on ka näiteks isegi. Saab spikerdada siit paki pealt. Ja kaneel, nelk ja siit saab isegi, aga noh, kes Eestis ikkagi on, neil on kõigil see ikkagi käepärast olemas või siis saab endale tellida kuidagi. Nii, siis kui ta on, munad on ka niimoodi ilusasti siia ära segunenud, siis me hakkame vaikselt lisama jahu. Marilyn, kas sul on juhtunud mingit äpardusi köögis ka? Kui 7 aastat kokku, siis ma arvan, et no, midagi pidi kindlasti juhtuma. Kindlasti on, ikka väga palju on selles suhtes, et sa ikkagi õpid oma vigadest ka mingil määral ja just hiljuti nüüd see nädalavahetus juhtus mul see, et ma suutsin mul oli üks suurem kringli tellimus, mis ma tegin ja siis ühe kringli suutsin täiesti süsimustaks alt kõrvetada, sest et noh, et ma hiljuti just kolisin ja ma õpin seda ahju alles tundma. Ja siis panin kogemata vale programmi ja vaatan kringel nii ilus, et mis see kõrbeb siin. Ja siis, kui ma ta välja võtsin, siis nägin, et hoopis põhi oli süsimustaks läinud, sest et mul oli ainult alumine küpsetusprogramm sees. Ja siis üks siuke asi, mis mul veel meelde tuleb, mis on siuke suurem asi, mis on sassi läinud, oli, kui ma töötasin ühes restoranis ja ma olin desserdikokk ja ma pidin tegema kreembrüleesi. Ja siis neid pidi ikkagi õhtusöörvisi jaoks tegema, ütleme siuke 70 tükki ja siis need kõik 70 tükki ma suutsin üle küpsetada niimoodi, et nad olid siuke munapudru, et õnneks mul peakokk oli siuke tore mees, et lahti ei lastud mind õnneks, aga see oli ka nagu päris paha tunne. Töö on päris suur ja toorennet oli ka päris palju, mis ikkagi nagu kõik läks nahka, et oli nagu kahju, aga neid asju tuleb ette, mis sa teed. Mis äpardusi sul on köögis juhtunud, nii palju oleks lugeda? Mina mäletan, et mina tegin oma kallimale tema klientidele, tegin jõulupakke. Mõtlesin, mis võiks teha, et teeks Snickersit, tohutult maitseb Snickers ja tegin ise selle valmis ja ma olin samal ajal ketoosis, ehk siis ma sõin niimoodi, et palju rasva tuleb süüa ja natukene valku, ehk siis see maitsemeel on natuke teistsugune. Ja mina mekin seda Snickersi šokolaadikreemi, mis tundub, et no peaks ikka soola veel panema. Ma panin ja teen need pakid valmis ja siis viime ära ja siis oma perele tegin ka ja siis küsin isalt, et no kuidas maitses. Siis ta ütles, et no, päris soolane, ma võisin vanaema juurde ja siis mõtlesin, issero kõik need ülejäänud 9 pakki, mis läksid kallima klientidele, et nad olid ju ka soolased, et siis mul oli küll, mõtlesin, et issero, mis nüüd saab. Õnneks olid pähklid ka sees, nii et pool purki oli pähklid, pool oli Snickersid, nii et oli okei. Nii, me oleme nüüd selle kokkusegamisega siin lõpetanud. Saan teile siit kohe näidata. Et muidu mina teengi niimoodi, et kui mul on ta nüüd kokku segatud ilusti, siis ma panen ta alati ikkagi külmkappi. Et siis ta võib seal külmkapis sul siuke paar tundi seista, siis ta läheb nagu selles nagu rohkem voolitavamaks. Aga kuna täna me siin tahame ikkagi ära näidata kõik, mis me näidata saame, siis ma ikkagi võtan ta juba kohe siit kausist välja. Panen ka siia alla natuke jahu, et ta mul ei kleepuks. Et siis alati, kui ei ole näiteks käsimiksrit või kui ei ole siukest miksrit, siis ma arvan, et saab täitsa niimoodi, et puulusikaga segata nagu kokku ja siis sa saad ja siis sa tõstad ta lihtsalt siia laua peale ja saad veel käsitsi teda rohkem niimoodi kokku segada, et otseselt siukest asja ei ole vaja, ta lihtsalt hullult lihtsustab. Et mul on see KitchenAid on nagu mu see koostööpartner, et me siin koos meisterdame kõike, mis meisterdada saab. Mida sulle veel meeldib jõulude ajal küpsetada või kas või soolast midagi? No kindlasti minul mees armastab väga ahjuliha, et ma siuke ahjuliha teen päris palju ja kringleid ja ikka siukseid rammusemaid jõulupäraseid asju. Kindlasti siuke mingi kaneeliga kohupiima kreem näiteks küpsise põhjal ja et noh, praegu ta on natuke pehme, aga kui ta nüüd ikkagi saaks külmkapis natuke olla, siis see, kuna siin on või ja kõik, siis see hakkaks hanguma ja muidugi jahu ka pisut paisub. Ja siis sellest kogusest, mis meil siin nüüd on,
sellest see on 1,2 kilo. Ehk siis näiteks sa saaksidki täiesti vabalt. Teed ta nagu 2, ühe siis võid nagu kohe näiteks ära küpsetada ja teise siis ma teen niimoodi, et ma teen ta niimoodi ilusti. Kas seda võib panna sinna sügavkülma ka näiteks kohe Jaa, ära küpsetada? täpselt. Et näiteks kui sul ongi see, et tahad, võidki seda kogust, mis mul siis pärast retseptis sinna kommentaariumisse tuleb, seda võib vabalt 2-kordse koguse teha ja siis sa saad sükest 4 ilusat pätsi ja paned endal sügavkülma ja nii kui advendipäev jälle käes on, siis saad jälle küpsetada perega või kinkida kellegile. Et ma arvan, et ise tehtud piparkoogitainas on väga tore kingitus. Jaa. Kaari küsib, et kas tavalise miksriga ei saa, et kui on need taignaotsikud ka olemas? Ma arvan küll, et saab. Sükse suure töö saad ikkagi ära teha. Et kui läheb miksril raskeks, siis soovitan kausist välja võtta ja käsitsi lõpetada. Et jah, saab siit... Ja ütles, et tema on puulusikaga teinud. Jah, et saabki puulusikaga ka täiesti vabalt teha. Et siis, ja siis saab sügavkülma süksed pätsikesed endale valmis teha. Siis on veel see, et sa võid siia taignasse riivida apelsinikoort sisse. Mina panen isegi näiteks 1 supilusika täie kakaod, et annaks sükest natukene veel ilusat tumedat ilmet. Minus ma seekord siia ei pannud nüüd, aga et annaks sükest tumedamat ilmet ja mõnusat kakaomaitset on ja siis tehakse veel šokolaadiga piparkoogitainast. Ma ei teagi, ma ei ole ise kunagi teinud, et kas nad siis sulatavad sinna siirupi sisse, ma pakun kas tumedat šokolaadi natukene, et annab ka sükest põnevamat maitset, et ma arvan, et aga apelsiniga on sükene teine, mis on hästi populaarne, mida müüakse ja mida tehakse. Et mina ise tegin eelmine aasta, riivisin lihtsalt peenikest seda apelsinikoort sisse ja väga maitsev oli. Nende apelsinidega või mandarinidega seostub mul see, et see on alati jõulude osa. Alati, kui jõulud tulevad, et siis on hästi palju mandarine ja ostad koju ja ma söön neid siin Hispaanias ja ütlen lapsehoidjale, kui sa tunned seda lõhna, see on jõululõhn. Ja täpselt. Siis sa vaatad mind otsa. Mul sellega küll see ei seostu. Lapsed ja meil ikka on ja ikka mandarin, sest et vaata, siin ongi minust Hispaanias, kui on praegu siin elan, mul on hästi naljakas näha, et mandarinud on kogu aeg müügil. Meil ikkagi oli nii, kui mandariin müügi, okei, nüüd tuleb jõulud. Nüüd on jõulud. Siin on lihtsalt see, et lähed kuskil oktoobri alguses poodi ja sul on mandariinid juba kõik letis, et siis natukene jah, aga Eestis jah, see. Aga kui sa teed seda apelsini veel tainas, siis on ka see lõhn on ikka mega värske ja hea. Kas need tulevad pehmed või need tulevad krõbedad? Siis küpsetamisega ongi nii, et sa saad, kui sa teed nagu õhukesed, mida õhemad sa teed ja siis ongi see, et kuna siin on see suhkrusiirup, siin on suhkur, et hästi ikkagi tuleb jälgida neid, et 5-7 minutit ja nad võivad väga kiiresti ikkagi tumedaks minna, sest et suhkur läheb kõrbema. Ja et kindlasti seda jälgida. Ja siis vastavalt sellele, et näiteks minul on, mis mul siin praegu kausis on, nii ma tegin lihtsalt nii, et ma võtsin taigna, tegin väiksed pallikesed ja panin lihtsalt sinna ahjuplaadile kõik ritta ja siis küpsetasin. Ta ise läks natukene laiemaks. Ja siis ta vajub lihtsalt niimoodi ja siis sooda kergitab teda, et siis tulevad siuksed mõnusad pehmed. Ja kui sa teed ikkagi õhemad piparkoogid, siis nad jäävad siuksed krõbedamad, aga kui nad ikkagi paar päeva õhu käes seisavad, siis nad lõpuks imavad seda niiskust ja lähevad ikkagi juba, et kui sa ei taha, et nad krõbedust kaotavad, siis pane nad kuskile õhukindlasse konteinerisse lihtsalt, et siis. Mulle endale meeldib hästi sellised krõbedad, et kui ma täna hakkan seda küpsetama, et ma rulin ära ja panen ahju, kui pikalt võiks selliseid krõbedaid ahjus olla ja mis kraadiga? Ma arvan, et 180 kraadi ja 7 minutit. Päris kiiresti siis. Ja päris kiiresti läheb, et kuskile teise tuppa koristama ei tohi minna samal ajal, et kui oled siuke, et oi, viskan küpsised ahju, lähen pan pesu kuiva või midagi, et seda ma nagu ei soovita teha, et siis sa lihtsalt on musta sutsu täis sul pärast köök. Et jah, nad on üsna kiirelt küpsevad ja muidugi ahjud on kõik erinevad, et ma soovitan ikkagi selle küpsetusprotsessi juures ikkagi olla ahju juures, et sa näed silmaga ära, et okei, näe, minu ahi küpsetas 5 minutiga, okei, minu ahi tegi 8 minutiga, et ahjud ja siis sa võid seda pöördõhku kasutada, kui sul on see programm olemas, aga kui ei ole, siis kasuta see ülevalt ja alt seda programmi. Mis on parem ahi, kas selline, mida peab keerama? Vaata, et näed, et umbes 200 on või siis see ikkagi digitaalne? Tead, ma ei oskagi niimoodi öelda. Muidugi see digitaalsega saad kindlasti täpsema temperatuuri, aga ma arvan, et kui sa selle keeravaga teed, siis panna sinna umbes 180 kraadi ja ikkagi lihtsalt ma arvan, et kas siis on see kas minut vähem või minut rohkem, et see oleneb kõik sellest. Et tuleks selle kulli pilguga jälgida, nagu Pia ütles, et ma kulli pilguga jälgin alati ahju. Ja täpselt, et sest et see ongi see, et sa vaatad, et nii hele,
korraks tõused püsti, paned mingi kausid, kraanikausid, siis vaatad, oi juba läks, on ju, et tõesti see lõpuetapp just eriti seal ma soovitan ikkagi vaadata, et nii vahva, siin on jagatud ka, mis äpardusi olnud, et Jaanika ütleb, et ma kunagi kolisin, siis oli ka võõras ahi, aga ikka tegin sünnipäevaks kingituseks šokolaadijooki. Ma arvan, et see on väga hea idee. Ja kook oli väljas nii ilus, aga peo lõpus lahti lõigates voolas mõnda laias. ja ei, seda võib ka juhtuda, et on toores. Mulle meeldib Jaanika, ta ütleb niimoodi, väikese kogusega üsna okei teha nagu selle puulusikaga, aga kui on 3-4 kilo taimja segamisel, ma kutsun võimaluselt kellegi mehisema appi. Ja kindlasti, siis on ikka jah, peab musklit ikka olema sellise asja jaoks, et nii suurt kogust korraga kokku segada puulusikaga. Jordan küsib sellise huvitava küsimuse, kas teile meeldivad glasuuritud või rohkem paljad piparkoogid? Ei teagi, suht siuke meeldivad mõlemad, et ma sellele glasuuri nüüd ka esimest korda eelmine aasta tegingi esimest korda ise glasuuri ka, et muidu ma ka seda ikka poest ostsin ja kusjuures ma tegin piparkoogi Tainas ka esimest korda Hispaanias ja just sellepärast, et siin lihtsalt ei ole seda mitte kuskil niimoodi, no siukest head mõnusat piparkoogi Tainas ja Eestis on ju kõik poed täis juba novembrist hakkab pihta, on ju. Ja siis ma ikka olen alati ostnud neid glasuure ja siis pluss siin ma siis ei saanud neid glasuure ka, et siis ma otsisin ühe retsepti välja, katsetasin ja väga äge, väga mõnus ja hästi ilus glasuur jääb, et ma Triinule saatsin ka selle lingi, et see YouTube'i link tuleb ka pärast kommentaariumisse, kuidas ise veel teha piparkoogi taigna siis või kuidas teha seda glasuuri. Glasuuri, jah. Aga ma ei teagi, ma arvan, et mulle pigem meeldib ise endale ilma glasuurita, et see glasuur, ta on siuke laste mängumaa, et sul on lapsega tore, teete piparkoogimaja või midagi, aga eks ta üks paras suhkrukomm ole, et seal ongi põhimõtteliselt tukksuhkur kõik, et teevad, saad nagu kaunistada ja käsitööd teha ja no kui sa kingid kellelegi siukse ilusa suure ja teed mingi käsitööd, siis see on endale siuke loominguline protsess jälle, ma arvan. Ja. Aga jah, seda, kes tahab veel ise proovida teha seda glasuuri, siis selle jaoks ma ka otsisin teile ühe retsepti välja. See on muidugi inglise keeles. Ma panin juba siia selle ära. Jaanik ütleb, et talle meeldivad õhukesed, krõbedad ja ilma glasuurita. Mulle ka, aga mulle meeldib isegi panna sinna seda sinihalitusjuustu peale. Kas see on need, mida soomlased siis söövad? Ma olen kuulnud, et mul ema isa elavad Soomes ja nemad rääkisid, et soomlased söövad piparkooke sinihalitusjuustuga ja alguses oli neile ka ikka jube võõras, aga siis proovisid, ütlesid, tõesti on väga hea. Nii et seda ma ei ole proovinud ja ma tahan kindlasti seda proovida. Midagi uut mulle ka, väga tore. Jaanika küsib sellise küsimuse, et kuidas glasuuri maitsestada? Panin siia selle retsepti ka, et seal retsepti see retsept nüüd, mis mina sinna panin, ta ongi tukksuhkur ja munavalge ja siis sa lõpus lisad siis natukene vaniljat. Väga maitsestamist sa peakski kasutama mingid siuksed ekstrakte või siuksed maitseasju, et sa sinna koort või midagi riivida sisse ei saa, et muidugi, kui sa seda pärast hakkad nagu pritsima pritskotist, siis sul jäävad tükid ette, et kindlasti siis kasutada, et mina kasutasingi vaniljat natukene või et mis need maitseasjad siis on ju olemas apelsini ekstrakt ja kõik siukseid neid asju võid vaikselt natuke lisada juurde. Aga jälle mitte väga palju, et muidu ta võib liiga vedelaks teha glasuuri. Pia just ütleb, et piparkook ja sinihalitusjuust, mis asja, aga Kaari, kes on üks veebikooli assistentidest ka, tema elas Soomes, siis ütles, et söövad hea Soomes. Ja, et see on jah soomlastel, ma olen ka kuulnud seda, et see on väga põnev kombo nagu omavahel sobitada, et kes selle peale tuli nagu. Tõesti huvitav. Yeah. Nii et täna oli nii palju kuulajad, 18 inimest laivis. No, väga tore. Mis te teete tööd ei teegi, jah? Ja, no see pühade aeg on ja kõik juba vaikselt lähevad juba jõulumeeleolusse, väga tööd ei tee, mõtleme, mida me küpsetame, mida me süüa teeme, kellele me mida küpsetame, et kindlasti on siuksed mõtted juba õhus inimestel. Ja eriti veel Hispaanias ma tunnen seda ka, et kui ei ole seda lund, siis tekib selline tunne, et kuidas seda jõulutunnet luua. Mulle meeldib jõulutulukesi. Ja no piparkoogi Tainas siin on kindlasti üks see, mis paned sealt telekast mingi kamina prõksuma, teed piparkoogi Tainast ja siis ongi juba minu arust väga palju seda jõulumeel. No natuke võib kardinad ette tõmmata lihtsalt, et seda päikest ei oleks liiga palju, et siis on nagu ehedam tunne. Sandra ütleb, et teeb ka kindlasti see aasta kingiks Tainast tänud teile, tervitused Marilinile. Tere Sandra, tervitused sulle ka. Nii vahva. Aitäh Marilin, et võtsid selle vastu, ma saatsin häälesõnumi, kuule, teeme ühe laheda ampsu, mul on siuke idee. Mis me teeme nagu, et teeme mingi kokkamist asja, et paku välja, mis me teeme. Ja nii lähe Marilin kohe haaras, see on üldse hästi selline
võimaluste leidja, et sa jätsid ka Eestis ju kõik maha ja tulid lihtsalt Hispaaniasse perega ja õppisid uue ameti ehk siis graafiline disainer ka. Ja, no sinu kõrval on selles suhtes väga mõnus seda teha ka, et sa oskad nii hästi nagu juhtida ja teed siuke, et ei ole väga niisugune närvis olla ja siuke väga mõnus on sinuga teha neid asju. Ja palun. Ja mõnusat jõuluaega, mõnusat pühade meeleolu ja kohtume juba järgmisel teisipäeval kell 10 siinsamas grupis veebikool ettevõtjatele. Häid jõule teile kõigile ja siis retsepti saate siis kommentaariumis pärast ja kui on veel mingi küsimusi, kindlasti võite mulle kirjutada. Kõike ilusat.